õige on see, et need inimesed on vahepeal, aga minu arvates nad ei taha tingimata ühe või teisega liituda. Neile meeldibki vaadata. Kogu see ühiskonna elu on mingis mõttes ikkagi sarnane teatrietendusele. Elulava, teater, see on kõige õigem metafoor ja kõige toredam on ikkagi olla pealtvaataja. Sa ei taha sinna lavale minna, sellepärast, et näitleja juba, kas või sellepärast, et näitleja näeb ise alati vähem kui see, kes teda kõrvalt vaatab. Nii et ma arvan, et need väga üldse ei kibele, nad on õnnelikud ja nad tahavad, et meiesugused valgustaks seda võimalikult huvitavalt. Ja me kommenteerime. Me oleme nagu need, kes on, jah, kui on jalgpallimatš, siis on ju, keegi kommenteerib seda ja vaataja kuuleb seda kommentaari ka ja vaatab seda mängu ja ta tahab, et mäng oleks põnev ja ka kommentaar oleks vaimukas ja huvitav. On uhke tunne ka või? Loomulikult, kuidas teisiti. Aga millest uhke? Sellepärast, et ma sain sõna sekka öelda Eesti riigi olukorra kohta, millele meil on loota, mida me peame tegema, kuidas jääda rahvusriigina kestma, nii et me oma šansse maha ei mängiks, et me ei laseks ennast mutta tampida, samal ajal, et me ei mõjuks niimoodi nagu mingisugune kasvatamatu ilma lastetoata inimene, kes on teistele nuhtluseks ja keda ainult sallitakse. Ma toodan selle raamatu kaudu natukene näidata, süstida inimestesse mõtted, kuidas tuleb olla väike, aga väärikas, teada oma kohta, aga mitte latti alla lasta. See on ainus võimalus. Ega see mitte lahendusi ei anna? Lahendusi see ei anna, aga see näitab suunda, põhimõtet ja mõõdupuid, mida ei tohi unustada. Ja see on eliidi asi, see ei ole iga mehe asi. No aga siis peaks eliit seda lugema ka? Ta teeb seda kindlasti. Näiteks on seal raamatus üks peatükk, mille nimi ongi Eurosaadiku õhtupalve, kus peategelane, kes tahab ajada Eesti asja Euroopas, ta palub saatust, et see annaks talle meelekindlust ja äratundmist, kuidas just niimoodi käituda. Et sinust lugu peetakse, et sind tahetakse aidata. Sellepärast, et üks asi on see, kui meid rünnatakse, Eesti on ohus, teised riigid mingi põhimõtte pärast või ütleme ka lepingute pärast, nad tulevad meile appi. Aga kõige parem ja kõige kindlam on see, kui nad tahavad meid aidata. Ega nad meid lõpuni kunagi aidata ei saa, sest reaalpoliitika ei ole maailmas kunagi kadunud. Aga nii palju, kui on võimalik ja nad tahavad seda teha, see on ainus, millele meil on loota. Vabatahtlik armastus ja lugupidamine on alati mõjusam kui mingisugune lepinguline kehtivus. Ega mul ei olegi midagi rääkida, ma lugesin seda raamatut, ma lugesin Eesti ümberlõikajad, mis on selle raamatule eelnev teos ja tükk aega mõtlesin, missugune võiks olla selline kujunduslik metafoor sellele teosele ja lõpuks leidsin ühe tantsiva ülikonnas mehe pildi, mille ma olin ise teinud, küll mitte Eestis. Ja nüüd, kui tuli selle raamatu või selle Eesti ümberlõikaja järg Mägra Ternes, siis tegelikult ma tahtsin juba mingit täiesti uut kujundust teha, aga kõik variandid lõpuks said kõrvale lükatud ja ma otsustasin tagasi pöörduda selle poole, selle sama tantsiva mehe teistsuguste variatsioonide juurde ja Mihkel oli autorina oli väga sellega päri, tema isegi ütles, et jah, see peab jätkuma sama sarja. Põhimõtteliselt pikk ilus poiss tantsis kaerajaani või? Jah, just nii. No mitte just päris pikk ilus poiss tantsis kaerajaani, ütleme selline tavaline Eesti mees tantsib